tulime Mäkkiga õue. Teeme kerge jalutuskäigu. Kell on juba 11. Karmen on kuskil rallil Väike-Maarja lähedal. Mina otsustasin täna sinna mitte minna. Sain natukese rohkem puhata, kuna plaanis on ikkagi see 10 minutit siis täna hea augus teha. Õues on lund juurde tulnud. Kraade ma veel hommikul ei vaadanud, aga väga külm ei tundu olevat. Ma arvan, et on siuke hea ilm selle jaoks. Nii, plaan on siis selline, et kell saab 12 kohe. Mina tulin autosse ära, lähen Karmenile järgi, võtame ta sealt rallilt peale, vaatame ise ka võib-olla korra natukese üle, mis need julged mehed seal oma autodega teevad. Sai veel räägitud hea sõbra Ristoga, tuleb ka arvatavasti liitub meiega täna. Nii, nüüd järgmine ülesanne täna on puuriga. Paneme tööle, teeme lõkke koha, et saaks õhtul siis vaukomme küpsutada ja lõkke ääres istuda. Jou. Oled valmis täna või? Täiega. Nüüd jõudnud Porkunisse. See läheb 10 minutiks eeldatavalt ette. Ära kindel. Võtab tunde järgi. Ei võta, 10 teen. No vaatame, selles suhtes, et minu käes on stopper. Meil on Risto kaasas, et ta aitab mind veest välja, kui ma peaksin nii lojuks muutuma, et ma ei jaksa veest välja tulla. Jah. Täna mul just ema käis ka siin mingi, ma arvan, 10 minutit tagasi vees. Nii et jääauk peaks olema ilusti avatud ja kõik toimima. Meil on siin pealtvaatajad ka seal taga. Risto on meie ajamees. Kuidas enesetunne on külm või? Võrreldes Viimsiga? Või Piritaga viimane kord? Vesi on soe. Vesi ei ole külm. On jah. Nagu sõrmed hakkavad siit väiksest sõrmest minema külmaks. Aga tegelikult on kindlad kuivad. Wim Hofiga nad hoiavad käsi üldse reite pead vees. Aga sa näiteks sinul on mugavam olnud alati, kui sul on käed väljas, vaata, et ei ole nii külm. Aga ma ei ole kunagi hoidnud käsi vees. Väljas oli kuskil 8 kraadi külma aine. Jah. Muidu 1 kraadi. 1 kraadi. Jah. Suht soe isegi tegelikult nagu võrreldes sellega, et kui me käisime Pirital, siis oli 0,0 on ja üks kord. Jah, 0,08, siis põhimõtteliselt sama, 0,1 peaaegu. Ja, aga kui te isaga käisite, vaata, siis oli 0,0 ju? Jah, see on 3 kraadi. Palju? 3 kraadi. Kui see miinusesse läheb, siis vist peab välja tooma ta. 6 minutit. No 7 sa oled olnud juba ühe korra. Tookord, kui ma 7 olin, oli nagu väga lihtne olla see 7. Et siis oli kuidagi soe ja ma oleks võinud vabalt olla veel pikemalt. 7.30. Ma võin nii palju siis veel juurde öelda, et miks ma seda teen, paljud inimesed võib-olla arvavad, et loll.
ei ole mõtet pingutada nii palju. Ei olegi. Ei soovita ka kellelegi niisama hakata tegema selliseid minuti püüdmisi ja asju. Aga ma olen pikemalt käinud, ma olen eelnevalt saunast. Ma olen nagu ennem juba nagu sellega keha harjutanud ja külmaga ja mu pigem nagu keha ongi mugavam külmas kui soojas. Kõik see Ironmaniks ettevalmistumine ja septembrist kuni detsembri lõpuni ma tundsin kuidagi trennides kogu aeg, eks kõik see oli ka sellest, et keha on nagu nõrk, aga trennides palju suuremat pingutust kogu aeg. Detsembri lõpust, kui ma hakkasin käima külmas vees ilma saunata niimoodi ja trennid läksid palju mugavamaks ja natukese ka lihtsamaks. Eks see on ka, et keha areneb, on ja trennid lähevadki lihtsamaks, aga see annab vaimsele poolele pigem rohkem juurde see kui füüsilisele. Samas füüsilisele ta annab juurde, sest lihas taastub palju paremini. Mina nagu oma kogemusest ütlen. Ma tunnen, kuidas nagu mul on vapped ja kõik see on sees, aga ma nagu sisimas ei tunne, et mul oleks halb ega midagi, vaid nagu enesetunne on väga hea. No 10 on täis. Tehtud. Riides ja valmis. Mõnus on olla. Tuju on hea. Ja nüüd lähme sooja riistaautosse. Kihutame Väike-Maarjasse, vaatame. Plaan on lõket teha, nii et... Käime poes, ostame asjad ja siis lähme koju, teeme süüa, sest kõht on jube tühi. Ja peale seda, ma ei teagi, sauna või? Vahukomme ja sauna. Ja siis nõrgemad, kes vees ei käi, saavad lumme minna. Ja need, kes lummega ei taha minna, need ei pea kuskile minema. Nii, me oleme nüüd tagasi kodus. Nüüd ma mõtlesin, et ma panen asjad ära, kuna nädal aega me hetkel linna ei lähe. Siis ma panen kõik asjad kappi, mis me sealt kaasa võtsime. Ja senikaua Sten on õues, teeb mingit tulevärki seal juba seal lõkkeplatsil ja siis varsti lähme ka õue, paneme saunakütte toas. Siis on meil õhtul saun. Ma arvan, et Sten ka midagi filmib kindlasti seal, ehk siis sealt näete ka. Lõkkes ei tehtud nagu räägitud sai, aga lihtsalt mis on vahepeal juhtunud on täna. Õus läheb pimedaks juba ja ikkagi väljas on nii süke kehvake, et ei hakka siin mingeid vahukomme küpsetama. Jätame selle siia ilusti põlema. Rista läks juba sisse. Tõmbame sauna kütte ja tuleb kerge sauna õhtu ja võt. Õhtu on käes. Saunas on käidud, kook on söödud. Ja Mäkiga oleme need viimased jalutuskäigud, et saaks unemaale sättima hakata. Ehk siis ega midagi otseselt vist erilist enam ei toimunudki. Ja öelda ka ei ole. Karmenil on põsed punased ja kiirustame koju sooja, väike tee ja tuttu. Nii et järgmise korrani. Olge tublid! Tšau!